3 kuud on möödunud ja esialgne rahulepe on nüüd lõppjärgus. Donald Trump, Benjamin Netanyahu, USA president, Israeli peaminister kohtusid veebruaris ja arutasid tõenäoliselt eesootavat sõda. Nüüd, kui liigume edasi maini, on need 2 valmis müüma kokkulepet, mis lõpetab sõja, kuid annab vähe lubadusi olulistes küsimustes. Oluline edasiminek, kuigi mitte lõplik, on saavutatud. Lõppeesmärk on, et Iraan ei saaks kunagi tuumarelva. Iraan ei tohi kunagi omada tuumarelva. President on selles olnud väga selge. Nad ei saa kunagi omada tuumarelva. Nii Washington kui ka Teheran ütlevad, et vastastikuse mõistmise memorandum liigub edasi. Mõlemad pooled ütlevad, et see avab Hormuzi väina. Pole selge, kas Iraanil on tulevikus õigus see sulgeda. Samuti on küsimuse all 440 kilogrammi kõrgelt rikastatud uraani edasine saatus, mida Iraan võiks kasutada tuumapommide ehitamiseks. Iisraeli ametnik ütles, et Trump lubas allkirjastada lõpliku kokkuleppe ainult siis, kui see uraan antakse üle, mis tähendab, et praegu allkirjastatav ajutine kokkulepe jätab selle küsimuse lahtiseks. Me otsustasime, et selles etapis peaks prioriteet ja keskendumine olema küsimusel, mis on kõigi jaoks kiireloomuline. Sõja lõpetamine kõigil rinnetel. Ja ma rõhutan, sealhulgas Liibanonis. Mõned vabariiklased Washingtonis mõistavad kokkuleppe hukka. Senaatorid Ted Cruz ja Roger Wicker on selle vastu säutsunud. Iisraelis on ametnikud liikunud murettekitavatelt lekkinud teadetelt halva kokkuleppe kohta pühapäevase kokkuvõtteni. Kõnes, kus Trump andis lubaduse uraani kohta ja lubas toetada Iisraeli rünnakuid ohtude vastu Liibanonis ja mujal, viidati Iisraelile, mis on loobunud kokkuleppe vastu võitlemisest ning püüab nüüd olukorrast parimat võtta.